Ai, ma panin sulle ära. Andre, me oleme otse-eetris. Jõu. Tere kõigile, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, mina nagu ikka Oskar Taimla ja kõrval istuvad Kristjan Häteru ja Andre Sokolov. Nüüd saan aru, et oleme laivis. Saan aru, et oleme ees. No alustuseks äkki kisume kohe haavad lahti. Eurobasket käib, Soome möllab, Gruusia möllab. Poola lõpetas just möllamise ära, aga Eesti takerdus Portugali taha. Ühesõnaga alagrupist edasi ei saadud. Emotsioonid on ilmselgelt halvad, aga kui sa nüüd peaksid, Kristjan, sina käisime seal Riias neid halba emotsioone kogemas. Et kui sa peaksid selle Eurobasketi nüüd kokku võtma Eesti koondise vaatest, siis kuidas sa selle kokku võtaksid? Et võib-olla see, ma võtan endalt hästi kiirelt. Et nagu võib-olla kui need mängud oleks kuidagi segamini olnud, mis iganes, et see nagu overall, meil oli palju puudujaid, ma arvan, et nagu see oli, see natukene võib-olla oligi nagu meie tase ka selle hetkel, aga nagu lõpuks ikkagi pettumus on nagu suur, et sinna 16 hulka väga tahtsime saada ja tegelikult pakuti ka. No ma arvan, et minu jaoks oli selline nagu kurb reaalsuskontroll, et kui sa vaatadki klubisid ja asju, aga Eesti ei ole tegelikult, seal ei oleks pidanud olema favoriit siin Tšehhide ja Portugalide vastu, et laias laastus nagu võrdsed, aga sisimas ikka loodad, et võib-olla kuskil mingi mees, et Trell, võib-olla treenerid pole andnud talle Tenerifes võimalust, Raiest ja Baskoonias üldse ei saa palli, aga pigem see nagu EM nagu tõestas, et kõik mehed nagu laias laastus seal, kus nad oma karjääris on, et pigem on nad nagu nii-öelda õiges kohas, et keegi nagu üle nagu oma võimet ei hüpanud, keegi nagu väga alla ei teinud, ilmselgelt Trell Portugali vastu kõige tähtsamas mängus oli nagu kohutav, et see on nagu nii-öelda ilmselt mängija nagu suhtes kõige selline nagu negatiivsem asi, mida välja tuua, et teised mehed nagu tegid more or less oma taseme ära. Et jah, ma nagu ise lootsin rohkemat, ma sisimas nagu, ilmselt oligi naiivne, et ma nagu lootsin, et ma võtan isegi tagantjärgi, võib-olla ongi naiivne loota, et me ühe tagamängiga läheme tulema. Ma saan aru, aga seal oligi see, et korvpallis on ikka ju klubides on meestel ühed rollid ja koondisest tulevad ja mehed säravad nagu rohkem, et ma lootsin, et selle suurenenud rolliga ongi siin, et Trell, Konotšuk, asjad nagu võtavad rohkem ette, aga kahjuks seda ei juhtunud ja läks nii. Isegi Andre saime Portugali mänguks Riiga kohale, et aitäh selle eest. Jah, aga emotsioonid vist suht sarnased, jah? Ei, selles mõttes ikka, et ma nagu, kui Kueta sai teise tehnilise, siis ikkagi emotsioon oli areenil selline, et nüüd peab tulema, et siin nagu ei olnud küsimust, aga kuidagi nad võib-olla isegi hakkasid nagu paremini peale seda mängima ja eks nad lõpus jah, selles mõttes, et peab sisse viskama ja nemad viskasid ja me ei visanud. Ma võin öelda, et kui me oleks Portugali vastu nagu selle mõne punktiga võitnud ja siis Saksamaa käest selle 30 paki saanud, et siis mul ei oleks see nagu turniir täit rahulolu küll kindlasti jäänud, et mul oleks jäänud ikkagi nagu kripeldama, et me ei mänginud hästi need 6 mängu ja meie koondise tase on madal. Sa räägid siin Poola, Gruusia, aga reaalsus on see, et praegu selle koondisega meil on Gruusia vastu väga väikest võimalust. Meil peaks olema väga hea päev, et võita neid. Sa mõtled selle 12 mehega, kes käis Riias? Lõpuks ma ütlengi, et see ongi laias laastus nagu natuke mõlemad pidi nagu ülereageerimis ka minu arust. Eriti siin juba kirjutatakse artikleid, kus et Trell lõpeta mängimine ära ja kas McDonaldsi nalju oleme isegi teinud. Arusaadav, et kui sul on suur suu, siis pead vastutama ka. Aga lõpuks on ju, me räägime laias laastus ühest viskest sisse või mööda, oleks olnud täielik eufooria, me oleme 6. paremulgas, üks ise mööda, me ei saanud edasi täielik nagu läbikukkumine. See reaalsus tegelikult on kuskil seal keskel, et meil oli lootus seda saada, võimalus seda saada, aga meil oli ka see, mis me räägime. Tegelikult see emotsioon ei peaks nagu nii suure skaala peal selle ühe mööda läinud viske pärast nagu kokkuvõtvalt nagu olema. Aga mina ise lihtsalt lootsin, et Eesti on parem kui Portugal. Et me ei pea võitma neid ühe viskega, vaid me võidame neid 10 punktiga. See on aus. Ma muidugi selle korvpalli teema lõpetuseks vist tahan veel seda ka öelda, et nüüd räägitakse ainult sellest 2029 EM-ist. Mina väidan, et 2027 on maailmameistrivõistlused korvpallis. Me oleme ühes alagrupis väga söödavate vastastega nagu Sloveenia, Tšehhi, Sloveenia ilma Lukata, Tšehhi, kelle taset me juba nägime ja ilma Kretšitsita, ja seal on kolmandana veel, kes oli Rootsi, ilma Larssonita. Ehk me peaks nagu väga selgelt, meil on nagu mängijaid juurde tulemas, ma arvan, Kasper Suurorg kindlasti annab väga palju meile juurde selles õredas tagaliinis ja nii edasi. Meil peaks võtma täiesti selge eesmärgi, et sinna MM-turniirile saada. Et see teine grupp, kus me kokku läheme, ka sealt tulevad Soome ilma Markkanenit, nagu sellist varianti ei pruugi nagu tekkida, et
2029 EM-i asemel võiks rääkida edaspidi 2027 MM-ist, aga okei, see selleks. Veel kiirelt siin sissejuhatus üks asi veel ära klaarida. Et kui Eesti korvpall suutis meid õnnetuks teha, siis ega Eesti jalgpall võlgu ei jää. Alati suudab negatiivses mõttes üle trumbata ükskõik millised saavutamata jäänud saavutused. Andres Sokolov, palun selgita mulle, kuidas Eesti jalgpallikoondis ei suuda lüüa väravat Andorra jalgpallikoondisele. Ma ausalt öeldes ei vaadanud seda mängu, et mul olid teised tegemised või muidugi jah, ma ei olnud ka liiga suur fänn siin, et Vassiljevil mingit nii-öelda ärasaatmismänge ja asju tehakse, aga ma ei vaadanud, väidetavalt oli suhteliselt kohutav mäng, aga ilmselt jällegi selline reaalsus nagu, et jääb puudu ründes. Sappinen on suhteliselt nii-öelda vari oma kunagisest nagu võimetest. Anijärjenen vanaks jääb ja ainukene, kes meil ilmselt nagu mängib head taset, on siis Alex-Mattias Tamm, kes on vigane. Et no seis on sitt, aga no õnneks Itaaliat me ju keerutsime. Meil tulevad noored ründajad peale ja Eerme ja ma kuulsin, et... Itaalia vastu esimene poolega oli väga tasavägine 0-0. Tõesti oleks võinud mõlemale poole minna. Kahjuks teisel poolel, no mingid asjad ei läinud meie kasuks. No mulle meeldis see stuudio, et Lemsalu ja mis nad ütlesid, et väga nagu palju oli ebaõnne, et see esimene värav oli nii suur ebaõnne, et kui see poleks tulnud, poleks seda 5-0 küll. Suvat Itaalia seda 5 korda 5 meetri pealt mööda. Kommentaatorid rääkisid jah, et Eesti ikka teeb Itaalial jube ebamugavaks nagu elu, et siis kui on palli valdamine 80% ja vastasel on 0,01 G, siis no, ilmselt on suht ebameeldiv nagu mängida, et aga okei. Aga okei, siuksed negatiivsed jutud. Positiivse poole pealt meie hea sõber Kuulbet on ka tänaseks saateks pannud välja 500 eurot Kuulbeti kontole ühele õnnelikule vaatajale loosis, siis, mis toimub saate lõpus. Kell on praegu 18:11, 18:30 läheb loos kinni, nii et nii kaua on teil aega selles loosis osaleda ja kui te tahate loosis osaleda, siis minge ja otsige üles Petimäe spordipanustajate Discord, otsige sealt üles Kuulbetimäe saab channel, pange vähemalt üks 5-eurone Kuulbeti panus, sellest nii-öelda screenshot sinna koos omapoolse selgitusega ja oletegi Kuulbeti 500 euro loosis osalemas. Aga pikk sissejuhatus tehtud, külaline ootamas, et mis seal ikka, räägime siis vahelduseks mõndadest teistest sportidest ka kui ainult jalgpall ja korvpall. Külaline. Lootsin aplausi või midagi. Meil on hea meel stuudios tervitada Eesti kõige kiiremat meest, Eesti 60 meetri rekordi omanikku, Eesti 100 meetri rekordi omanikku ja uskuge või mitte, eestlasest maailmameistrivõistluste 4. meest 60 meetris, kui me eksi 2022 ja siis sisevõistlustele. Kus oli, mis riigis see oli? Belgrad, Serbia. Eeldan, et sellest on väga head mälestused. Jah, et selline pikk päev oli kuidagi hommikul 6 üleval ja kuni 12 oli tõi see päev välja, et jah, kindlasti see päev jääb eredalt meelde. Ma ei taha ei sulle ega Eesti kergejõustikul liiga teha, aga mul on siuke tunne, et sprindialadel see on niisugune tulemus, mida meie eluajal vist üle ei tehta. Või sa kavatsed selle ise üle teha üle? Ma arvan, mul on plaan ise see üle teha, aga jah, selles suhtes Eesti sprindi ajaloost vaadates ei ole väga lähedal olnud keegi sellisele tulemusele ja siin meedias ka on öeldud, et Eesti sprindi teeraja siis võib-olla mingi moel olen, et noored tulevad peale ja selles mõttes on kindlasti põnevad ajad. Sa ise muidugi oled praegu, ma saan aru, vigastatud, sa said juunis päris keerulise vigastus. Ma sain aru, et see oli jooksu ajal, et kõigepealt sa tõmbasid reie ära ja siis veel kukkusid. Ja, et jooksu umbes 10. meetril kõõlus siis täielikult rebenes kinnituskohalt, et üsna karm vigastus ja sellised väga tihti juhtu, et ilmselt oli siis, kas vorm oli liiga hea või mingid asjad ei klappinud, et selline vigastus siis kukkumise käigus läks veel ranne, pahupidi hüpeka väinasin välja, et jah, päris palju nagu probleeme tekkis ühe kukkumisega. Aga kuhu see eesmärk on seotud nüüd, et millal terveks saada ja mis sul nagu järgmine konkreetne eesmärk on, mille sa julged välja öelda? Terveks saaks saada niimoodi novembri alguseks ütleks, et siis võiks nagu juba nimetada seda jooksmiseks, mida ma teen. Ja suuremad eesmärgid on järgmine aasta EM ja siis MM, et ma ei näe mingit probleemi, et ma seal ei peaks osalema uuesti. Siin juba küsitakse ka, et kuidas taastus edeneb, et... Hästi.
plaanipäraselt selles suhtes, et kiiresti näen ka, Karl, kas Messi või Ronaldo, ütlen ära Messi, aitäh. Aga taastumine on selles suhtes plaanipäraselt, et ma käisin operatsioonil, pidid karkudega liikuma, kips oli ümber jala, et see esimesed nädal-kaks oli nagu üliaeglane ja väikeste sammudega, aga nüüd nagu iga trenniga tunned, et läheb enesetunne paremaks ja selles mõttes pikk protsess, aga tuleb kannatlik olla. Enne kui me nüüd siin tõsisemate teemade juurde lähme, siis meil üks püsivaataja, King of Odds, saatis kuuldes, et Nazarov tuleb meile saatesse, saatis nagu vaataja küsimuse ka, et tema siis seadis küsimärgi alla, et kas sa Ice Show Speedile teeksid 60 meetris ära? Rahulikult. No ei oleks üldse. Ei oleks üldse, kui selles, temaga on see, et kui ta jookseb reaalselt keegi, kes tast kiirem on, siis ta nagu alati pöörab selle asja kuidagi selleks ümber nagu selles suhtes, kui ta Nova Laisiga jooksis näiteks, noh, ta oli lähedal, aga Nova Lais ka lõpus nagu hakkas eputama ja natuke nagu villi mängima, et reaalselt see, et kui ta kellegi kiirega jookseb, siis ta ikka saab korralikult tappa. Aga okei, ma arvan, et me kutsusime Karl-Eeriku siia selleks, et natukene anda nõu meile nii-öelda, kuhu siis algavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel võiks kas just otse panustada, aga mingisuguseid ängleid aidata meile nagu leida, et võib-olla Kristjan, võtame lahti, ma arvan, et alustamegi äkki kohe nagu sprindialadest. Kuningaala või kas 100 meetrit kutsutakse kuningaala, see on ikkagi ilmselt vaatajad ja kõik ootavad seda kõige rohkem, et muidugi Karl-Erik, võib-olla sa ise äkki, ma lihtsalt nii kaua Kristjan siin otsid lahti teeb, kui küsin, et kas minul kui nii-öelda casual vaatajal on jäänud nagu õige arusaam, et kuidagi sinu trumbid mingil põhjusel tulevad näiteks 60 meetris rohkem esile kui 100 meetris, võib-olla tavalisele vaatajale nagu selgita, et kus see vahe tuleb, et mõtled küll, et ainult 40 meetrit vahet, et jah, selles suhtes see on, no ütleme, võtame need nimed, mida me praegu näeme, siis need on nagu üle 15 aasta juba, ma arvan, jooksul nagu elus 100 meetrit, ainult 100 meetrit. Et mina selline eestlane olen, mitmekülgne mees, ma olen teinud mitmevõistlust, ma olen jalgpalli mänginud, puhkusmehikus, nagu seal küsitakse. Et ma olen paljude asjade tegelenud ja ma hakkasin võib-olla sprindile keskenduma alles 2021 ja mul lihtsalt võtab võib-olla, noh, see on nagu nii kiire ala ja sul on nii palju nüansse, mida sa pead ideaalselt tegema. Et sellepärast võib-olla see 60 on mulle lihtsamalt, sest see on rohkem selline pauguala, kus on lihtsalt nagu lühike, kiire plahvatus ja 100 nõuab nii naljakas, kui see pole, nõuab ka mingil moel nagu strateegiat, et see ongi, noh, kes on stardivennad, kes on lõpuvennad, et sellest nagu kõigest nagu toime tulemine lihtsalt nõuab natuke aega ja kannatust. Kristjan, sina ka ikkagi aastaid kergejõustiku tiitlivõistlustel pigem ikkagi edukalt panustanud. Võtad omaks selle, on siin, no vähemalt Paavo abiga oled ikka saanud mingid tulemused. Viimasen OM ja MM 23 läks hästi. Et kui sa nüüd vaatad siin 100 meetri jooksul peale, et enne kui Karl-Erik oma arvamust avaldab, siis Coolbetis Thompson on siis favoriit 2 otsiga ja siis Lyles, kes siin olümpial siis meile kui panustajatele palju furoori tekitas, teine favoriit 3-5-ga ja Seville järgnemas 3-75-ga. Kas sul on mingisuguseid arvamusi või peamegi kohe otse Karl-Eerikult hakkama küsima? Ma olen nüüd see aasta vähem jälginud, aga ma täna uurisin ja mul nagu tekkis jah, et Lyles nagu minu jaoks tundub suurem küsimärk, et ma nagu teda siin 100 meetris nagu pigem väldiks. Ta on küll tõestanud muidugi, et ta siin suurt nagu võistlusteks saab väga heasse hoogu, aga minu arust Thompson ja Seville on ikkagi nagu läbi siin viimase, noh, Seville oligi see hooaeg ja Thompson läbi viimase 2 aasta on nagu stabiilsed on nende tugevamad, et ma ise nagu pigem Lylesi peale ei panustaks, aga Thompson on minu jaoks õigustatud favoriit. Kui ma nüüd võib-olla sõnastan selle nimelt, kas üldse keegi peale nende 3 suudab võita, et siin, kui me vaatame neid koefitsientides, järgmine tüüp on juba Oots 15 ja siis on 61, et noh, 61 on laias laastus selline, noh, 2 prossa on põhimõtteliselt ja 15 on selline mingi, ma ei tea, 7 prossa, 8 prossa, et noh, päris väiksed nagu variandid juba jätakse seal, et. Kui see seas on nagu üsna karmid otsid, ma ütleks tegelikult just nagu pärast top 3, et tegelikult 100 meetri jooksus, noh, ütleme, et kui on 8 finalist, siis ütleme, et kui võtame need top 8, siis ma usun isegi nagu, et see 4-5 võiksid võita kuni siis Simbineni, aga tulles siis nagu konkreetselt favoriidi juurde, jah, nõus, et Thompson võib praegu favoriit olla, aga ma arvan, et Oblique Seville tegelikult on see hooaeg näidanud minu jaoks kõige tugevamaid jookse, ta jooksis Šveitsis vihmas vastutuulega, jooksis 9-8.
mis ma arvan, reaalsuses oleks selline. See viimane Diamond Liiga etapp. See, kus ta osales jah, ta mingi hetk nagu tõmbas kuhugi Jamaikale ära ja treenima, et ühe jooksu tegi ja see jooks nagu näitas, et ta on väga valmis. Pluss Jamaika meistrivõistlustel, kus peab top 3-s olema, et üldse peale saada, siis enne jooksu oli mingisugune jutt, et ta umbes 10 minti enne mingi tõmbas seal jala krampi või mida iganes, ikkagi läks jooksma ja jooksis 9-8. Et ma arvan, et see Vill on hea liin, kuhu panna tegelikult. Kõlab hästi, ausalt öeldes jah. Muidugi siin tuli nüüd. See ainuke võistlus, mis ta kaotas, oligi vist see Jamaika. Ma tegelikult kuulsin selle vigastuse kohta ka, aga see on selles mõttes hea ängel, et kui ta seal ikkagi 100% ei olnud, ta jooksis juba sihukese aja ja nagu sa mainisid, siis seda vihma ja jooksu ja vastu uules ka, et ma arvan, et see jooksu ajast oli 9-7. Okay. Ja no siin muidugi keegi ka mainib, Shea ka mainib, et puhkus Meikuse vastu ise mänginud, et Shea äkki täpsusta, et siis mis meeskonna ees sa mängisid, et siin nii mina kui ka Karl-Erik oleme ikkagi nii mõnegi mängu selle meeskonna ridades teinud. Mul on minu eest 20 mängu ja 20 väravat. Mees on ju Paide duubli eest ka ikkagi mänginud. Aga kui Rahvaliiga nagu jalgpalli mängida, kas nagu hirmu ei ole, et nagu seal tuleb mingi vend ja retsid lihtsalt? Ma arvan, ma mängisin viimati 2021 ja see oli siis juba, kui ma tegin nagu päris hästi. Ma tegin vist paar mängu, siis ma sain aru, et seis on all. Nagu vastused ma näitan, et see vend jookseb. Seal ikkagi, kui ei saa nõuga, tullakse seal jõuga ja tullakse korralikult. Aga Kristjan, kui 100 meetri kohta veel, ma saan aru, et siin Sevilli peale siis on... Ma saan aru, et see Noah Lyles fade on ikkagi päris asi jah, et siin Seville 3.75 päris atraktiivne ja kui... Ma ei tea, ma ise USA-s vaatasin seal meistrikate, need vist augusti algus. Tavaliselt nad on kas hooaja alguses ja nüüd on nagu hiljem või? Jah, kui vaata, Tokyo on ise ka suht hilja võrreldes näiteks eelmise aastaga, et seal on mingisugune vahemik on antud ette, mingisugune see periood, kus nagu võiksid enamusriigid teha, et minu meelest Eestil oli samal ajal kui USA-ga. Aga tavaliselt on USA-s minu arust varem olnud, et see võib-olla on neile nagu pigem kätte maksnud või ma ei teagi, et seal usakatel on jah see kodune konkurents nii kõva, et neil on nii-öelda nagu põhimõtteliselt võib-olla Lailsil oli koht kindel, eks ole, aga siin teised mehed olid nagu elu ja surma võistlus seal usakatel, et MM-ile peale saada ja siis teist korda vaja, et seal jooksid väga head ajad, aga sa pigem ei usu, et nad MM-il suudavad sama aega joosta, vist oligi seal äkki kas 9.82 oli äkki. Bednarek on ju. Ja tal on mingid probleemid, et ta on üldse terves aeg üsna ebastabiilne olnud, et tema see 15 hoos tundub pisut kõrge, aga jah, teda vaataks pigem 200 juba. Okei. Lähme siis äkki kohe 200 peale. Ühe küsimuse vist viimane, enne kui me 200 peale lähme küsida, et siin täna Delfist ja kuskil lugesin, et on üldse on poleemikat tekitanud see Tokyo kuumus on ju ja see nagu võistlemine on ju. Et ma saan aru, et 10 võistlejad, mingid tegelased, kes on võib-olla areenil peavad pikemat aega nagu olema, et see nagu mõjutab, et ma tahtsin siis küsida, kas sprintereid ka sihuke kuumus kuidagi mõjutab või see on lihtsalt ikkagi käib nii kiirelt, et see ei tohiks väga vahet olla. Jah, selles suhtes, et see soojendusala ja kõik see, seal on nagu üsna hästi see kliima ja kõik. Et jah, ma ütleks, et nagu 100 meetri jooksu ajal see, mida soojem, ütleks seda parem isegi, et soe nagu soosib siis kiireid aegu. Okei, võtame 200 meetrit. Tiidrek Nurmet ei soosi. Ikkagi vana mees peab sellise põrgu kuumusega jooksma. Ta on ju Aafrikas treeninud. Ta on harjunud. Ma arvan, et tegelikult see jutt, et see mõjutab teda palju, ma arvan, et... See maratonist pannakse sinna kuhugi varahommikule ka või täpselt. Et see nagu nii hull ei ole. Ma ise enda peas nagu mõtlesin, et sprindis mitte, aga võib-olla mingitel aladel võiks olla nagu mingi betting ängel ka võib-olla, kus on nagu nii-öelda see kuumus mängib rohkem rolli, siis võib-olla mingisugused Euroopa favoriidid või kes võib-olla selle kuumusega ei ole nii palju harjunud või see on pigem ikkagi, ma räägin marginaalidest. Karl oskab ilmselt paremini vastata. Ma ise ei usu, et see midagi erilist on. No siin juba tegelikult meil Discordis Boston siis OpTibetis minu ettevõttes siis ju lennati juba peale selles mõttes, et võeti siin mingisuguseid nii-öelda pikema distantsi tegijate neid nii-öelda tulemus tuleb kehvem. Just selle ängli pealt. Just selle ängli pealt. No eks maratonis ilmselt teistel aladel ma ei...
pulss läheb ilmselt kiiremini kõrgemaks ja seal on vist niiske ka, ma saan aru, et see Niiske võib ka, ka jah. nagu tekitada mingi apteek maratonis ei käi on nii hästi nagu läbi. see ülekuumenemine, see on nagu selle aja jooksul, et ja noh, siin meil on ju kõndija, mis on väga põnev ala, 20 maantee kõndimine. see on äkki esimest korda peale taasiseseisvumist. põhimõtteliselt jah, minu meelest ma kommenteerisin Eesti meistrivõistlusi, siis me rääkisime, siis Bruno Junk 50ndate olümpial osales viimati käimises, aga siis tuli medal. No, latt on päris kõrge. sellest Eesti tüdrukust on muidugi aastaid räägitud, et jah, ei no selles mõttes kõva sõna muidugi. võib-olla saab üle pika aega vaadata, tunnistan, et ei ole käimist ise. seal peab reeglid selgeks tegema, et mis seal, kuidas täpselt tohib astuda. aga võib-olla siis ma küsin ikka vahele, kui juba korraks Eesti koondise peale asi läks, et kui siin MM-il peale vaadata, siis nagu peale 10 võistlejat on ju, et kui siin Eesti koondises, et keda siis kõige suurema huviga peaks nagu spordisõber järgima või kellelt nagu mingisugustki tulemust võiks oodata? kas on kedagi, kellelt sa ootad võib-olla, ma ei tea, üllatustulemust? Ma arvan, põnev on lihtsalt seda jälgida, et meil on päris palju naisi sai peale, kui ma ei eksi, siis 5 või. Et ma arvan, see on päris põnev. Kõigil on mingid omad võimalused joosta, isiklik rekord hüpata, hooaja parimad nii ja naa. Et selles mõttes kindlasti jälgida naisi ja jah, meestes maratoni järgiga muidugi. see oli viisakas vastus öelda, et peale 10 võistlust midagi vaadata ei ole. Muidugi siin ju tegelikult läheb ju Ann-Marii Kivikas läheb 200 peale, et kas sa oled talle nagu ise ka mingid nõuanded jaganud, et kuidas nii-öelda ikkagi sprinteriga sellest. tunned teda või? No selles mõttes ma olen Eesti kergejõustikus, kõik tunnevad kõiki, aga ei, ma oma nina sinna ei topi. Ta ei anna oma saladusi, kuidas MM-il neljandaks ja neid ei hakka nagu jagama. Jah, et eks tuleb ise aina nuputada. Okei, lähme 200 meetri peale. Või tahtsid Kristjan midagi veel vahele küsida? Lähme 200 peale, et siin Lailsi trumpala ja endiselt selge favoriit 1.37, et kas see Noah Lailsi fade kandub siis üle 200 meetrisse ka? No need jutud, mida mina kuulsin, siis pigem ikkagi talle tahetakse seda kulda ikkagi kaela riputada juba, et aga no mäletan, mis eelmine aasta olümpial juhtus. Ta võitis sotti ära, pidi 200 võitma ja siis järsku ilmus COVID. Et selles suhtes ma arvan, et see Tebogo... No see 1.37, see ei kutsu selles mõttes panustama küll. Ja seal me saimegi oma vitsad olümpial, kas oligi äkki sarnase hinnaga sai need panused. Võib-olla oli madalam isegi äkki. Aga no seal oli veel nagu see, et peale 100 meetrit, kui ta võitis juba 100 meetrit, siis sa teadsid, et ta on heas vormis. Miks ta peaks oma trumpalal võitma, et no jäi haigeks jah, selles mõttes õnnet. Aga siin muidugi me ei tea, kui nagu heas minekus ja siin teised mehed on ka vist äkki natuke... No ma arvan, et Tebogo, eelmine aasta võitis ära ja just seal Zürichi Diamond League'i finaalis ta oli tegelikult ülilähedal ja 3.35. Sa seda pigem ikkagi arvad, et need käärid peaksid väiksemad olema? Jah, absoluutselt. Aga ma ise küsiks, et siin veel küll ei ole nagu väljas, aga mingi hetk tuleb kindlasti ka top 3 marketid ja muud asjad, et see Brian Level, et kas... Tema tegi nagu kõva aja, aga mis see nagu tähendab reaalselt? Kas on ta nagu medali mängus? Kui tuleb top 3 market, on ju, no Leveli puhul ma kahtlustan seda selles suhtes, et see hooaeg ta suht ilmus järsku välja kusagilt minu jaoks. Et Bednarek on, mis ta on, Tokyo hõbe, Eugene'is, Oregonis hõbe, Pariisi hõbe, ta korjab igalt poolt neid hõbemedaleid, et kui vaadata top 3 peale, siis tema kindlasti... Temale raske vastu saada. Selge. No siin ka, jah. Aga no muidugi Kaut Austraaliast. See kutt on, mis ta on, 17 või? See on ju, kutsutakse Boldi siis selliseks järeltulijaks. Põhimõtteliselt esimest korda ka, kui nagu me näeme seda venda nagu päris staadionil. No ta ilmselt on üks suuremaid nii-öelda atraktsioone, et seda 2 sotti, ma eeldan, et ta 100 ei jooksa, eks ole? Ei, minu teada mitte. Ta on ka päris selline pikka kasvu, eks ole? No ta ongi põhimõtteliselt nagu Boldi koopia, kui ta noor oli pikk peenike ja meeletu sammuga. See 200 tundub päris põnev, jah, et on sul muidu juhuslikult mingi enda lemmikala, sa ütlesid, sa oled mitmevõistlust teinud, sa oled sul muidugi onu on ja et sa oled kergejõustiku sees olnud, aga on sul mingi selline lemmikala ka, mida sa nagu kas tehniliselt või mingil muul põhjusel ootad või vaatad tihti alati? Ma ei tea, mu jaoks nagu üks ilusamaid alasid on kergejõustikus, mida ma nüüd vaatan, kolmikhüpe. Sest see nagu inimesed ei saa aru,
kui tehniline see on. kui tehniline see on ja kui nagu meeletu see on su kehale, selles suhtes, et meil on olümpiavõitja sellel ajal ja nagu me teame, või noh, rääkides Jaak Uudmäega, siis et nagu see, noh, need jutud, mis sa kuuled, põhimõtteliselt kui nende hüppefaaside ajal sul käib kehast läbi nagu 10 korda suurem jõud, kui sa nagu ise, noh, ütleme, saad 100 kilo, siis noh, kujuta ette 10 korda rohkem, nagu see lihtsalt nagu lööd vastu maad. Minu jaoks, kui ma vaatan seda sporti, minu küsimus on alati, kuidas need inimesed lihtsalt ei murra iga kord oma ACL-i ära nagu lihtsalt. Ja see on nagu rets ja kui sa näed, et seda ala tehakse hästi, nagu seda tehakse, siis noh, ütleme Tokyos on ju, et Eestis on pakk on vahepeal 13 peal ja inimesed hüppa välja sinna, et selles suhtes Eestis nagu seda ala väga nautida ei saa, aga liivakast tuleb lähemale tuua, tuleb välja. On jah, aga selles suhtes, et see on nagu lahe ala, mida vaadata ja meil on nagu praegu ka kui me vaatame top 3 on ju, siis wide open, ja siis seda ka nagu huvitav, et kõik on tegelikult Kuubalt, aga lihtsalt on Euroopasse laiali valgunud. Ma eeldan, et seal on siis mingi supertreener mingi või... No ütleme, et Kuubast on nagu kogu aeg tulnud ja neil on seal, noh, ise ei ole küll Kuubalt pärit, seal on mingisugused poliitilised probleemid, miks nad nagu Euroopasse laiali valguvad ja paar aastat peavad lihtsalt seal riigis elama. Aga nad on kõik ikkagi nagu päriselt kõik on üles sündinud, kõik on esindanud Kuubat mingi periood enda elus. Ma tean vähemalt MMA näite poolt, et see Joel Romero on nagu rääkinud sellest, et see Kuuba nii-öelda atleetide süsteem on mingi ülipalju üles ehitatud nagu konkurentsi peale, et sa põhimõtteliselt sa valid oma ala välja, sa lähed põhimõtteliselt kuskile nagu internaati või ükskõik ja siis seal on nagu kogu aeg see mingi räige tõestamine nagu ja põhimõtteliselt paremal on kõige paremad tingimused, et seal ei ole umbes see, et mingi sa jäid viimaseks, et davai, me anname sulle ka süüa, on ju. Sa jääd nagu ilma, et sa pead nagu kogu aeg seal nagu see hästi palju nagu rõhutakse konkuri ja nagu see võidu see. Tulemustele tundub, et sa ka said ainult. Ja seal jah, et see on, tundub, et see nagu jah, et laias laastus Kihnu kontoris hindavad nagu kuuel hüppe ajal nagu siin nagu reaalselt üle 10% tõenäosust nagu võita, et kui sa siit peale vaatad, et on sul nagu arvamus ka või see on pigem lihtsalt ei, ma arvan, et jällegi ma arvan, Pichardo, ta on, ütleme siis nendest kõigist kõige kogenum, kõige rohkem medaleid, olümpiavõitja, et ja tegelikult ta just, ma ei mäleta, kas ta nüüd jäi teiseks või võitis Zürichi Diamond League'i finaali, et ta on nagu kindlasti selline, kes ei murdu siis seal pinge all, ütleme niimoodi. Ei, no see on hea panus selles mõttes, kui sa juba tead, et noh, ongi kindel mees, et ta teeb oma ära, aga no muidugi jah, siin see Hernandez ja Diaz on ju ka neid medaleid siin noppinud, et selles mõttes papist poisid ei ole. No Hernandezega oli see, et ta esindab Itaaliat ja ta pidi päris pikalt ootama sellega, et ta saaks oma Itaalia särgi selga tõmmata, et tal, ma arvan, mingi 3-4 tiitlivõistlust jäi kindlasti vahele selle pärast. Aga lähme võib-olla siis ala juurde, kus on favoriit on kõige teadmata, et meeste teivas hüpe. Seal on ilmselt asjad väga lahtised. 1-0-2, ilmselt siin on nagu küsimus, et kas tuleb jälle mingi 19 kord järjest maailmarekord. Ma arvan, et me võime kõik täiesti... Kui pole seda market, kindlasti tuleb see market, et kas ta teeb maailmarekordi, et oskad protsenti öelda. Siin mul on tunne, ma mõistan vahele öelda, et aga siin on ju, me näeme ju pricing errorit, et see 1-0-2 on täiesti selgelt väärtus. No mul just tundub, et nüüd tuleb vastu siin, et... Ei, siin tuleb korralikult vastu. Karalis, see Kreeka kutt on ju, ta on hüpanud see aasta üle 6 meetri äkki 6 korda või? Ja ta sise MM-il minu eest lõpetasid sama tulemusega, keegi võib parandada, lõpetasid sama tulemusega, Duplantis hüppas lihtsalt nagu esimesed... Aga tal oli võit kändel muidugi, et siis ta lükkas Läti kõrgele. Aga noh, ütleme nii, et Karalis nagu... Noh, okei, see on nagu, noh, ma lihtsalt üritan nagu haipi tekitada, aga tegelikult Karalis reaalselt on nagu šanssi, kui ta hüppab näiteks 6-10 ja Duplantis hüppab 6-10 teise katse. Läki jah, kui ma ei tea, tuulised olud või midagi sellist, tuul vist teivas hüppes on pigem võib segada. Jah, aga ütleme Tokyo see nii suur areen, et see tuuliili tuli sisse ka nagu. Okei, siis seda väga ei ole. Ma seal Pariisis äkki seal meeste teibas oli, mehed olid väga jaa, kui see oli 10 peale, vaata õhtul on see ka, et õhtul vaata tuul vaibub. Et kui sa keset päeva tegast hüppad, siis võib olla program. Okei, ma sellest meeste teibast. Tahad midagi rääkida sellest 1-0-2? Ei, ma lihtsalt tahtsin küsida, et okei, et kui see on 13 otsa, et kas nagu 100 korrast, siis mitte protsentuaalselt sa arvad, et seal nagu
mis on selleks, et see 13 ootsiga oleks kasumlik, siis see peab umbes 8 korda võitma, onju, et vist nii palju välja ei venita või see on nagu optimist sinus nagu päriselt arvabki, et võib. No 5 100-st 5 võidaks. siis saab lihtsalt kaasa elada, aga mitte panus. See on pigem siuke, et jah, kui tahad, saad väikse panusega tekitada endale põnevust. aga kui peaksid panema, kas mündivise Duplantis teeb või ei tee maailmarekordi, et pigem teeb või pigem ei tee? Pigem ei tee. Pigem ei tee. Meil siin aega neid kõiki alasid läbi ei ole käia, aga ma ei tea, ma ise tegin mingeid asju, aga ma siis küsiks äkki Karli käest nagu mingit arvamust, et naiste 400 oli näiteks üks asi, mis mulle pakkus huvi, kahjuks seda Coolbetis ei ole. Jah, see on ju jutud, et kas Sydney McLaughlin võistleb. Okei, kas tal on mingi vigastuse teema või mis? Ei, ta on see, et ta põhjal on 400 tõkked ja siis nüüd ta ütles, et ta tahab näidata, milleks ta võimeline 400 on. Ehk siis ta tahab tulla... Mõlemad. Ei, vist ainult 400, ainult Silla 400. Okei, no ma nägin Bet365, kahjuks mul millegipärast see on... Katki on... 365 tundub, et ka saboteerib, et... Ei tööta. Aga no ma võin peast öelda, et seal oli... McLaughlin oli 2,00 ja Paulino oli 2,50. Aga seal on ju see kolmas... Ja seal oli see maailma edetabeli juht... Salva Eid Nasser. Jah, Nasser oli. Bahreinist. Mis temal oli? Ta oli äkki 3,70. Aga ta just võitis Zürichi Diamond League'i ära. Okei, aga kui sa arvad, siis kuidas sa McLaughlin... Okei. Kambist saame, Buffist saame... Me võtame Buffist ja, et Sydney McLaughlin 2,15, Paulino 2,50 ja siis Bahreinist Eid Nasser 3,75 ja siis ülejäänud on laias lastus juba veits nagu turistikat seal, et pigem nagu suurt mängu nagu ei mängi. 25 juba ootsis 4. kohal, et selgelt on top 3 ja ülejäändele väga palju variante siin ei nähta. Jah, ma ei tea, mul on kuidagi see kogu aeg, et ma näen nagu väärtust mitte favoriidis, aga näiteks praegusel juhul ma näen, et Salva Eid Nasser on nagu minu jaoks. Jah, sest et Sydney McLaughlin esiteks ta pole kunagi jooksnud 400 tiitlivõistlustel. Okei, ta on maailmarekordi omanik ja kõik see, aga jah, ma ei tea, ta on... Seal 400 on ju selles mõttes, et sa saad ka ennast väga kinni tõmmata, et kui sa on nii-öelda vale strateegia või ongi, et ta on nii vähe neid 400 meetri jookse tippkonkurentsis teinud, et see eelis nagu peaks olema, jah. Ja Paulino on talle ära ka teinud varem, nii et ma arvan, et jah, see siin feidis tundub okei, jah. Et okei, siis üks asi, mis mul tugevat arvamust ei olnud, aga mis oli huvitav, oli, et ma vaatasin, et meeste kuulitõukes oli suur favoriit Ryan Krauser. Puudu. Kes ei ole võistelnud see aasta. Tal on nii-öelda wildcard, et millega saab peale, ja ta ei ole võistelnud see aasta, ta oli see küünarnuki vigastus, kui ma ei eksi. Aga kuidas mul on nagu info, et ei võistle? Ei võistle. Teeme kiirelt koostööd. Sest kui ta ei võistle, siis on siin selles mõttes väärtust kindlasti. Siis me teame, mida me järgmises rubriigis panustame. Guugeldades kiirelt... No siin võib olla praegu world first, vaata. Mina nagu, jah, ma tegin ka ühte ennustusmängu ja siis ma veits lugesin, et Ryan Krauser ei osale. Et seal on see teema, et kui sa tahad USA wildcardiga peale saada, siis sa pead vähemalt korra USA meistrivõistlustel nagu kas veel võistlusel ühe tõuke tegema, aga ta ei teinud midagi, nii et... Väga huvitav. Et võib-olla leiame selle informatsiooni ja teema. No... Aga pigem ma siin nagu meedia... Ma ei suutnud nagu siin liiga hästi leida, aga pigem nagu viitab, et ikkagi on osalemas. Vähem ma ei leia kuskil kinnitust, et ta kindlasti ei osale. Yes. ChatGPT siiski aitab välja, et ikkagi on osalemas. Okei. No jah, aga ikkagi pole ühtegi... Ühtegi tõuget teinud, ülikeeruline. Aga ütleme, et kui siin, mida mina näiteks tahaks vastu panna, aga ma ei osanud nagu väga kedagi valida, ma vaatasin seal USA meistrivõistlustel pandi seal kõvasid tulemusi. Siin see Ovo Tunde ja Piperi panid päris head tulemused, et ma saan aru, et neil on nii-öelda esimene suur võistlus vist äkki nagu maailma tasemel. Et võib-olla see, aga ikkagi. On sul mingi enda arvamus siin? Ja, mulle meeldib Fabri. Itaalia poiss, hea pullimees, ma olen näinud teda
eelmine aasta, kui Roomas EM, siis nägin teda kusagil linnas laulab, möllab, tõeline Itaalia mees ja tõukab hästi kuuli ka, selles suhtes, et ta vist tõukas 22, 80 midagi. No ta on siin õigus, selles mõttes. Eelmine aasta ta Pariisis nagu ebaõnnestus ikka päris korralikult, et päris paljud lootsid temalt vähemalt medalit ja ta ei tulnud sellegagi, et Fabri on jah, kui ma peaks panema, ma panin Fabri. No see 3.50 on igal juhul... Kui Grauseri feidida, siis tundub okei spot. Tundub päris hea spot, jah. Nii, mis... Võtame äkki kuulitõuge naised ka ikkagi, et see on see ala, mida me kõik tahame näha. Enne kui sa avad, Kristjan, suudad ühe naiskuulitõuke ära nimetada? No ikka, Selle favoriidi. Jackson, muidugi me ei Schiffer, ei sorry, mis ta... Jah, mingi jah. Hollandi... No see saksa naistel oli väga keeruline nimi, Ogunleje. See on see üks tädi, kes ennast meigib kõvasti. Ja Ameerika... See on teivas. Vabandust. Kuulitõuge naised. Ma seda naisi uurisin ja ma vaatasin, et Jackson on pigem õigustatud favorit. Tal on päris võimas hooaeg olnud, et ta on siin 5 korda äkki mingi 20-70 pannud, mida keegi teine. Siin ma isegi olen nagu nõus, et see favorit on tõesti ülekaalukas favorit. Kui ma siin medalit pakutakse, siis ma paneks äkki, kui siin mingi 2.50 saab Ogunleje, et ta minu arust pani siin äkki enda isiklikku, et ta jah, väiksematel võistlustel pole hästi osalenud, aga on ennast suurvõistlustel tõestanud ja vorm tundub, et läheb ülesmäge, et aga räägime naiste sprintidest ka veel kiiresti jõuame, et need on ka ikkagi nii-öelda suured alad, seal on päris ütleme, 2 top naist on väga-väga häid tulemusi tegemas, et siin ma kuulsin podcastidest, räägitakse isegi 10-5 sisse jooksmisest, et see Jefferson on minu arust täna päris palju liikunud. Kui mina minu arust vaatasin seda hommikul või eile, siis oli 1.80. Ongi nii või? Okei. 1.80 oleks nagu tõesti ahvatlev selle jaoks, selles suhtes, et no tõesti Need top... Vaadata äkki Puffis... Või ma eksin, ma äkki räägin naiste 200-st, kus ta on natuke väiksem favoriit. Võimalik ka naiste 200-st ilmselt. Okei, no ma võib-olla eksin, et okei. Siin on 1.55, no sisuliselt ikkagi 2 asja nii-öelda võitlus kulla pärast ja siis järgmised on medali peale. Jah, aga kusjuures siin ongi... Jah, ma olen nõus, top 2 on nagu kindlad kulla favoriiti, et kuigi Alfred on nagu minu jaoks, ma arvan, isegi ahvatlev, selles suhtes, et kulla peale. Aga üks lahe või no mitte lahe asi, mida panna tähele, Shelly Ann Fraser-Price, okei, kulda ta ei võida, aga kui tuleb see top 3 ootsid, siis ma arvan, et ta nagu esiteks lõpetab karjääri ära, tal on, ma arvan, mingi 15+ medalit tiitlivõistlustelt, finaalis alati ülihästi jooksnud, et see on kindlasti üks liin, mida jälgida. Okei, ei no ta on kindlasti paljudele nagu spordifännidele nagu meelde jäänud ja see sümpaatne panus. Küsimus, kui tihti ta on siis 38 aastane, et kui tihti sellises vanuses sprindis tiitlivõistluste medalid võetakse? Isegi võetakse, sprindis on minu arust nagu see vanusega nagu sportlast. Kas Safa Powell ei võtnud suht vanana? Ei, Safa ei võtnud. Kim Collins jooksis lihtsalt kiiresti veel 40-sed, sest avastas, see ei saa nagu jõusaal lõpuks, aga see on nagu päriselt. Aga Justin Gatlin jooksis päris pikalt, päris kiiresti, noh, seal on midagi. Muidugi viimasel ajal tegelikult ju siin avastusest rääkides, et tehti ka avastus, et Sha'Carri Richardson läheb võib-olla tõukamisaladel üle. Et on siis ka neiu rohkem nii-öelda negatiivses Keevaverene, ütleme siis. Jah, et negatiivses valguses on rohkem, aga ei tea, võib-olla harjutas nagu, et kui peaks kuuli kunagi tõukama, et siis tegi neid nagu tõukeliigutusi, et aga siis kas ta OM-il võitis hõbeda jah, et kas vorm siis ei ole praegu selline, et võiks nagu loota sealt? No ütleme, et sellest nimekirjast on kindlasti kõige potentsiaalikam, andekam, mis iganes sõna tahate kasutada, aga lihtsalt seal võib-olla siis mentaalne osa või no tal just tulemused ei ole see hooaeg olnud sellised. See hooaeg jah, et see mentaalne küpsus võib-olla ei ole nii hea. Mulle jäi silma jah, et seal podcastis minu arust räägiti Keila White'ist palju. Võib-olla väike... Ma olen selline USA podcast, USA hype küljes, et me oleme siin neutraalsed. Ootame Shelly Ann Fraserit. Jah, lähme siis vaatame 200 ka kiirelt ära naistel. Siin on siis see 1.85, mida sa... 1.85 ja ma ei tea,
ma olen päris üllatunud, et Shericka Jackson on siis... Nii selgelt siis esimest... Jah, et läbi aegade teine jooksja ka seas, nagu 2023 ta jooksis 21.4 midagi ja ta on võitnud 2 korda maailmameistrivõistlused ka seas, et jah, ta vist see hooaeg ei ole võib-olla nii hea olnud, aga ma nagu täiesti teda ära ei unustaks. Vanus on ka alles 31 veel. Aga tal on vist olnud, kas ta ei olnud eelmine hooaeg? Vigane. Ta nagu see taset ei ole, ta nagu tegelikult ju veel vähemalt ametlikes võistlustes ta ei ole nagu uuesti leidnud seda taset. Võib-olla selle raames ma küsin niisuguse küsimuse, et see läheb Karl-Eeriku enda karjääriga kokku või Kristjan, kas sa oled kunagi nagu panustamise mõistes näiteks või üldse nagu teinud seda analüüsi, et sprindialadel eks oleneb vigastusest kindlasti, aga sellised tõsisemad vigastused, et kui palju need nagu ikkagi või kui palju need hakkavad nagu kärpima hilisemas karjääris neid sajandikke? Mina ei ole kindlasti mingit analüüsi teinud. Karl-Erik, sina ise? Kindlasti on ju mingeid vigastusi, mis ikkagi neid sajandikke paratamatult ükskõik kui palju sa üritad nagu tagasi tulla kärbivad. Jah, see on nagu, ütleme, et kui korvpallitel on ACL-iga probleemid, siis ma arvan, et sprinteritel on just tagareiega, ahilka, et need asjad jah, ikkagi oleneb ka, mis nagu staadiumis need juhtuvad, et kui sa oled juba seal karjääri lõpus ja tõmbad, ma ei tea, ACL läheb või see ahilluse läheb, siis on nagu põhimõtteliselt võid asjad ära pakkida juba, et ikka väga keeruline on tagasi selle kiirusele saada. Aga jah, need analüüsid ja asjad on jah, teoreetikutele. Aga Jacksoni, mis vigastus? Tagareiaga oli minu meelest tal ikkagi probleem. Okei. Kristjan, tahad sa midagi veel või me saame minna siis selle osa peale, kus me räägime? Kahjuks ühtegi mitmevõistlust ei pakuta, nagu ma ei saa, väga vaeslapse rollis. Küll see on rahvusvahelist ülekanded, ei taha neid näidata ja ei taha sportsbookid neid pakkuda, lõpuks need tulevad, aga Eestis on see number 1 ja ilmselgelt on ka mul number 1, et räägime siis sellest või... No räägime, nagu Optibetil midagi on. Andre on siin... Eesti sportlased, jah. Et võib-olla üleüldiselt, Karl-Erik, et kui me räägime nüüd 10-võistlusest, et no mis ootused on? Ma arvan alati... Mis see eesmärk peaks olema? Ma arvan, et alati, kui on esiteks Eestil 3 mitmevõistlust väljas, on suur nagu... See juba võit. See on nagu suur asi tegelikult, sest ütleme, et tihti ei ole paljudel aladel sellist luksust meil ja on isegi nagu mitme sportlis vaja nagu ütleme, Eestil on 5-6 potentsiaalselt 10-võistlused, kes võiks minna. Et selles mõttes on alati nagu hea näha. Ja ma arvan, et mingi medali šanss on meil olemas. Mitte küll, ma ei tea küll kes, aga alati keegi ilmub välja järsku, kes on nagu sellest 3. Need 3 on käinud ju Budapestis, käisid kõik koos, Pariisis käisid koos ja iga kord on ju erinev olnud siis kõige kõrgemal kohal, et ma arvan, et see on kindlasti see sisemine konkurents on ka oluline. Ma ise muidugi tunnen, et õiglane on nagu, vähemalt mulle kõrvalt vaatan, et see mulje, et õiglane on oma selle nagu ikkagi tipu, nagu ta on nagu ikkagi endast kõik nagu välja pigistanud, et võib-olla tema on nagu selle lae kätte saanud. Jah. Aga ma arvan ka seda, et tema selline ettevalmistus on tegelikult olnud kõige sellisem võib-olla parem neist 3, sest et Tilgal oli puugiammustus on ju, Ermil oli kevadel põlveoperatsioon ja siin hooaja keskel pole väga võistelnud. Õiglane pole üldse võistelnud, aga ma arvan, et see on tal ka olnud otsus, et ta on USA-s olnud ettevalmistunud, et siin on... Õige seal jah, Oskar ütles, mina arvan, et ta võib-olla ei saagi kunagi potentsiaali jätta, sest minu arust tal on ka mingi päris suured hädad vigastustega olnud, et sellepärast ta võistleb nendest alati kõige vähem, et ta teeb suht vähe isegi üksikalasid. Jah, aga no ütleme, et ta on... Ja tal on need võistlused, tal tavaliselt tulevad ikka alati läbi selliste grimasside ja asjad, et ma ei tea, kui palju seal on niisugust emotsiooni, ta on väga emotsiooniline tüüp ja aga tal tundub, et ta on nagu, et kui tal suudaks oma tervise võib-olla 1 aasta nagu täkke saada, saab teha väga ettevalmistuse, et siis ma arvan, et ta ju on võimeline ka tegema sinna 8-6 kanti. Ma arvan, et siin juba sportlased, kes on 30 pluss, siis sellist asja, et tervisega täkkesse panna enam ei olegi, et see on lihtsalt keeruline. Michael Uibo. Nii palju nagu probleeme asju on, et selles suhtes, et seal nagu mitmevõistlejatel eriti, et kui sa ütleme mingi 90% valmis, siis juba davai, lähme. Ma vaatan Optibet, see on päris kõrge summa pandud, 8450, et ütleme, Optibeti hinnangul on siis õiglane ikkagi oma tippvormis, et sellist tulemust ta
vähem aga ei tee ilmselt, et mis, kas teil on teistel ka need summad kindlasti kuskil välja toodud? Ma vaatan. Andre teeb siin on ja sa pead veits otsima lihtsalt, et see on, töötame ka selle kallal, et seda natukene nii-öelda seedivamaks teha, kui lihtne neid on siin leida lehel asju, aga Karel Tilgal, sama tulemus, täitsa võrdne värk. ma küsin. Erm on natuke kõrgem ikka, jah. No tundub laias laastus enam-vähem õige. Ma ise arvan, et võib-olla Ma ütlen, see põnev küsimus ongi head to head, et Tilga versus õiglane, et kummale sina Eendis annaksid? oi, issand. No Karl-Erik, kummale sina annaksid? Õiglane. No selle pealt, et Tilgal oli see ettevalmistus oli ka, et ma pigem vist võtaks õiglase, pluss õiglane on niisugune, et kui tal mingid probleemid on, siis ta on nagu head to head'is, nagu ta läheb läbi neist, ta nagu teeb jaetused lõpuni, et Tilgal nagu pigem võib-olla sellist võitleja vaimu ei ole, et no ma ilmselgelt ma ei taha öelda, aga lihtsalt need vähesed võistlused selle väheste nii-öelda olukordade pealt, siis ma olen näinud, et õiglane nagu alati paneb nagu võimsalt lõpuni. Et ma nagu selle pealt annaks talle väikse eelise, kui mõlemal on seal mingid probleemid, et siis õiglane tahab kindlasti, ma arvan, võistluse lõpuni teha, kui ta nagu vähegi kannatab. Jah. Kristjan, jääb sulle siin üksikaladelt mingid tulemused ka? No ma ütlen ausalt, ma 10 võistlust nii pingsalt ei vaadanud ja nagu õiglane ei ole see aasta näiteks üksikalast teinud, mul on väga nagu, ma ei ole nii kursis, et mis aladel ta seal väga hästi treenib, et ma arvan, Oda on ta alati põnev ala, mida ta teeb. 71,5 oli see liin, ma nägin seda, et jah. Tahad Anderisse panna? See on Eesti parim tulemus põhimõtteliselt. Sellega ta nibin-nabin tuleks Eesti meistriks. Sa tead, üsna napikalt, aga vist tuleks see aasta oleks tulnud. Et see 71 vist oligi. Ja ta paar korda on võistlenud, vist ühe korra võistles ka Oda viskas võistlustel, et jah. Aga okei, kui siin siis selle teema lõpetuseks, kui te nüüd 10 võistluse huvilistena, et kui te nüüd neid ootse, nagu Kristjan ütles, väljas ei ole, aga et kui nüüd peaksite nii-öelda panema siis nii-öelda ma ei tea, kas protsentuaalselt või lihtsalt järjekorras, et kes need, millises pingereast on need favoriidid? No USA-ga et see, et vaata USA meistrivõistlustel tehakse mingid ulmeskoorid ja siis, kui tullakse tiitlivõistlusele, siis nagu esimesest aastast on näha kohe, et on et teine mees täiesti tuleb. Õiglane hoiatas küll seal ühe. Ja ta ülikoolikaaslane ja Kyle Garland tegi 8900 äkki midagi või sinna lähedale, et kuigi need Ameerika meistrivõistluste või need tulemused nagu üldiselt kihlveokontorite ootsides ikkagi natuke on seda. No seda on jah, selles mõttes, et ikkagi sisse pandud, et nemad olid seal nii-öelda andsidki endast 100%, et teised mehed võib-olla ei ole nagu päris 100% kuskil kõtsises veel. Aga ma arvan, minu lihtsalt panus, kes võidab, on Scottheim. Okei, no see on, mulle meeldib ka, ta on päris sihuke, ta on stabiilne mees, et ta teeb oma asjad ära ja ta lagi on ka nagu ikkagi väga kõrge, et kui ta asjad kokku paneb. Ühesõnaga, ta ühel meelel ma siis küsin, et kui nüüd kunagi kihlveokontorid avavad, siis milline peab see ootus olema minimaalselt, et ta nagu näpp läheks selle peale, et ütleks, et see on nagu päris hea panus ka. See kümp on suht raske, see on mingi 3 otsa äkki, ma ütlen, ma ei ole tegelikult 10 võistlust, ma ütlen ausalt, ma isegi ei tea, kes seal osalevad, ma tean, et ilmselgelt Rooti ei ole, aga Noigapaiuerist ma ei tea näiteks, mis seisus tema on. Samuti. Ma kahjuks ei mõlgu, ma ei julge niimoodi öelda. Okei, selge. Suur tänu, Karl-Erik, sulle saatesse tulemast ja jääme siis ootama seda lubadust, mis sa andsid meile, et see MM-i 4. koht saab üle tehtud. Absoluutselt, aitäh kutsumast. Aitäh, Karl. Praktiline panustamine. Enne kui me lähme, siis kommentaariumis ikkagi isegi kui me proovime teistel teemadel rääkida, ikka see koss kajab üle Soome korvpall. Soome paneb muidugi korraliku 14-ga ikkagi. Siin vahepeal erutati, et see vahe vist läks korraks alla 10-le, aga siis Schengeli oli seal ebasportlikke teeninud asju, et kiire statistika ütleb, et Jantunen topskoorer 19. Meil just liinid olid paigast ära, oli 10,5 äkki. Aga okei, teeme siis Kuulbetis ka mõned panused ära. Ma jääks ise Eurobasketi lainele, kui me saame nüüd pildi ette ka Kuulbetist. Siin juba ikka tahetakse juba loosiga minna. Nii, nüüd me peame natukene suutma seda, Kristjan, suutma seda natukene paremini. Ma suudan. Suudan, jah. No mina läks igal juhul Eurobasketi peale. Ootamas on tuline poolfinaal Kreeka ja Türgi.
ja mina tahaks öelda, et ma olin enne turniiri algust, olin Türgi suhtes üsna hai, aga nüüd siin turniiri käigus ma tunnen, et on kihlveokontorid juba natuke nagu liialdanud või hakkavad üle hinnama nagu Türgit, et ma väidan, et 2-0-5 Kreeka, arvestades veel seda, et Sedi Osman on nii-öelda küsimärgi all, kas ta ka selles mängus osaleb, siis ma väidan, et nagu sellel 2-0-5 betil on juba by default nii palju upside'i, et kui Osman ei mängi, siis on siin closing line väärtus garanteeritud ja isegi kui ta mängib, ma väidan, et see 2-0-5 on miski, mida ma ilmselt tahaks ikkagi panustada, et ma paneks oma panuse Kreeka peale, et Kreeka jõuab Euroopa meistrivõistlustel korvpallis finaali. Kristjan, kas tahab maha teha või kiidad heaks? Ma olen pigem nõus. Ma võin lihtsalt lisada, et Ataman ütles, et Osman kindlasti mängib, aga samas ta ütles, kui mäng oleks homme, siis ta oleks 0%, et ta mängib. Ma saan aru, et asi on päris tõsine tal, et tal on seal mingi paistes kõik asjad, et ma ise arvan, et ta 100% kindlasti ei ole, et see nägi halb välja ja Atamani jutu järgi on seis väga halb, aga ilmselgelt võib-olla elu üks tähtsamaid mängijad, siis ta nii-öelda tuleb mängida. Okei, mis sa ise paned? Mis ma ise panen? No ma arvan, et viisaks oleks, et me paneme kergejõustikusse, et mis me siin rääkisime, et ma lähen kohe selle kuulitõuke peale, et naised või mehed, siis mõlemast sai räägitud. Jaa, aga meil meestest koorus välja ikkagi pigem selline selgem väärtuspanus, et kui ma kergejõustik üles leian. Itaalia peale rahad. Itaalia peale rahad, jah. Ma tahaks kiirelt, kui ma tohin mainida, et suhteliselt värske uudise NBA mees Cam Reddish on siis potentsiaalselt Siim Sander Vene tiimikaaslane. Šialais, jah, et Advanced Talks ja uudised repordivad, et Eesti Siim Sander Vene saab NBA mees seal võib-olla natuke õpetada, et kuidas mängima peaks. Samale Kristjan tegi siis Fabri peale panus ära, et tuleb kuulitõukes maailmameistriks. Meil on nüüd kord sinu. Ma lähen... Hakkad kohe realiseerima seda... Ei, ma lähen, mine palun jalgpalli peale ja ma lähen siis teen natuke nagu sellist asja, et ma lähen nagu kindla asja peale. Võta Eesti karikas. Lõpuks on hakanud tulema tagasi Andre Eesti jalgpalli. No võt see on ikkagi selles mõttes nii kole, mis siin nagu on, et ei, mitte see. Palun mine mängu peale ja võta -4,5 händikas siin. Ootad sauna? 2-3 Sootsiga, et suht suure tõenäosusega see ei lähe nagu läbi, aga tegu on siis Tartu Velko siis on sa ei usu Kristiine Jotkasse? Kristiine Jotka oled scoutingu ära teinud ka Kristiine? Teine liiga B. Kus sa näed suurimat eelist Velkal Kristiine vastu? Kuule. Ja see on teine, esiteks 3 liigat vahet ja Kristiine... Kus see Tartu Velko mängib? Tartus. Ei, mis tase? Esiliigas. Esiliigas, ehk siis 3 nagu taset on vahet ja... Aga kus see Kristiine mängib? Ja Kristiine Jotka siis liigas on juba saanud liiga tippudelt 2 korda see hooaeg 8 tükki, 10 tükki. Nad on viimase 4 mänguga keskmiselt 3 tükki saanud siis enda nagu liiga mõistes nagu enda tasemele vastavatelt nagu meeskondadelt. Ja mulle tundub nagu täiesti ebareaalne, et siin tuleb esiliiga sats, kes on 3 nagu taset kõrgemal ja karistab ära ning ma jah. Muidugi natuke on meeldib, sa ise põhimõtteliselt Kristiine mees. Põhimõtteliselt olen jah, aga see peaks olema väga hea asi ja ma tean, et siin on nii mõnigi teravam Eesti jalgpallimees on päris hammas verel nagu selle asja. Siin peaks võib-olla jälgima, kas see nüüd läbi ka läheb. Kui ei saa, siis võiks alternatiivsed liini. Mida rohkem seda, mida kõrgem. Aga teeme, paneme kombosse mingi alternatiivse liini juba ära. Et ära seda sama kombosse pane see üks madalam, siis mis teha. Ma arvan, et ma eeldan, et kuulitõuka ja Fabri jääb ikka sisse. Kas me olime kuskil mingi favoriidiga nõus ka kergejõustikus? Mõtlesin, et paneks ikka mingi favoriid, aga meelest läinud. Seal võib-olla ei pruugi neid saada üldse kombineerida ka, neid kergejõustiku ja selge, okei. Paneme Kreeka ja siis Fabri kuulitõuge. Mis me siin ootsiks saame? Me saame mingi 14, 14-15 vahel, et
kas me ka muidu kiirelt mainisime, et me eelmine nädal jäime kasumisse selles mõttes, et eelmine saade. Eelmine saade jah, vabandust, et ikkagi me nagu mingid niisama mehed siin ei ole see hooaeg. Me tulime nagu tegema. Praegu on 1-1 kasumis ja... Siin 3 panust võitis Bosnia, võitis Saksamaa, võitis Prantsusmaad ja rahu, Oskar. Taas kombod peale saada juba. Ja lähme, noh. 685. No, pane kui saadame ja eks me siis ise vaatame, et mis siin läheb läbi ja mis siin läks läbi või läinud, jah. Aga näitas kiirelt. Ma ei näe põhjust, miks nad ei peaks Belko vastu siin võtma paarsada panust. No Velko olemas, aga Fabri on hetkel... Ootel. No eks nad võib-olla saatest vaatasid, et see oli Sokolovi palvise panid kohe, eks see... See on kindel asi. Näita siis... See muidu hakkab ka kohe tunni aja pärast, et siin, noh, ma tean, et inimesed on nagu elevil. Ma pole kindel, kas näeb, aga tavaliselt ikkagi karikamänge on YouTube'is on ülekanne olemas. Andre garantii on selle -4 olemas. Ja, ei, noh, see on... See on põhimõtteliselt juba võib arvestada, et noh, see saab juba nagu nii-öelda reinvestida seda kuskil, et võib seda uut tippi juba otsima hakata. Aga läks läbi, kombo ka ja kõik läks läbi. Kombo läks, aga see Fabri on siin mingi hammasratiste vahele jäänud, et loodame, et ikkagi... Jaanest ütles, et Kuul võttis 1 euro vastu. Võimas. No, oled sa price shop'id, saab seda mujalt ka? Ma tean, et selle offering ei ole väga hea. Ma tean, et BetSafe näiteks pakub ainult over 2,5 ja 1x2, mis on mõlemad mingi 1.02. Epicus peaksid olema suht samad hinnad. Ma täna proovisin ise seda bettida, aga mul võeti kahjuks ainult 2 eurot vastu. Okay. Et jah, ilmselt ma ei saa nagu pahaks seda panna, et nad ei tahtnud vastu võtta. Epicus on over 5,5, mis ma arvan on ka fine, on 1.85, et see on, peaks olema ja kuskil veel. Et jah, no siin on juba mingi veel teravamad inimesed on siin -2 peale saanud, et see ilmselt on no, mingi... Pukstel isiklikud ära tampinud juba asjad. Jah, et siin ma muidugi jah, mul ei ole nagu access. Kristjan siin reageeris millelegi väga... See ei ole avalik informatsioon. Aga varsti võib-olla kuulete kõik sellest. Lähme siis järgmise saate osa juurde, kus me loosime, meil ei ole aega lõputult. Jah, meil ei ole lõputult aega. Lähme edasi. Kas on 5 või? Kas me teeme enne 25 ära või me teeme enne suure loosi ära? Ma arvan, et me teeme ikkagi ennem suure loosi, sest et mis see oleks imelik, kui keegi saaks 525 eurot. See on tõsi. 550. See on tõsi. 595. On meil midagi klattida ka või hakkame kohe loosima, et siin Kristjan sai kohe nii šokeerivad uudised, et ma tahan juba teada. Rahvas ootab Bonzo sektsiooni. No Bonzost me teeme mingisuguse erisaate, kus me räägime mitte ainult Bonzost, aga ka sugulastest ka. Kõikidest teistest sarnast probleemidega inimestest, et Bonzo ei ole kahjuks ainukene meie kommuunis. Ja ka noh, üleüldiselt ma arvan, et see on niisugune teema, mis... Ja üleüldiselt ka muidugi, jah. Et tuleb teemaks. Mõned Eurobasketi mured, mida tahame veel siin lahata? Mured? Arvamused, hot statementid, ootame Soome medalit, Soome 4 parem hulgas. Ma arvan, et Soome võib Türgi ära võtta küll. Kreeka ära võtta. No, Kreeka ju võidab. Soome läheb kokku ju Saksamaaga, kaotab neile poolfinaalis ja 3. koha mäng tuleb Türgi saada. Finaalis Saksamaa võidab Kreekat. Et see on minu ennustus, et Saksamaa võidab, Kreeka 2, Soome 3 ja Türgi 4. Et võtke või jätke. Tahtsin Soomet Gruusia vastu bettida ka, öeldi avati 1.74, ütlesin okei, väga hea. Lähen poole tunni pärast arvutisse 1.55, mõtlesin, et see on päris okei, aga tegelesin muude asjadega, see oli juba 1.50, siis ma lõin käega. Et tavaline värk, et kui midagi meeldib, siis kurat, pane kohe ära ja ei ole mõtet oodata. Davai, kergejõustiku teema. 45 sekundit, see on siis 400 meetri jooks, ma saan siin aru. Jah, kui sa oled väga kiire mees. Ja... Minu puhul ikka 200 meetrit. Ja ma arvan, et jah, hakkame laksima ja... Paneme mehed joonele ja... Paneme mehed joonele jah, et... Ja juba. Vale starti keegi teinud, see on positiivne. Keegi ei ole ka Karl Eerikumu kombel vigastada saanud, on ju? Jah, no see on muidugi päris ikkagi põlv läks, änkel läks, ranne läks. Ja, et midagi terveks sai. Nii, Limpa tegi ekstra trenni selle jooksu jaoks, et siis hoiame pöidlad.
rääkides trennist, siis ma arvan, et Ansipit pole täna saates kordagi näinud, et Ansip on nii suur Kosovo fänn, et pidi seda mängu vaatama, et pani vaatama, kas Ansip on siin loosis osales Ansip või? No ikka. Aga kuule, meil ongi nüüd lõpuspurt jäänud siin ja keegi sealt tagant tuleb. No Super Mario. Back to back win, kas päriselt? Kas tõesti? Uskumatu. Oh my god. See on jah, champ ja... Ma ei oska isegi midagi öelda. Ei oska isegi midegi öelda. Üks mees on suutnud 2 nädalaga tonn lihtsalt taskusse panna. Okei. Back to back, jah. Super Mario on täitsa ma ei oskagi midagi öelda, ega meil ühtegi reeglit selle kohta ei ole jah, et anti-climactic, aga mehel on ikkagi võidunaalikud olid välja otsitud ja mis see kombo odds on, palju nii osalejaid on? Oi, no see on 50 juures on ju 50 korda 50. 2 prossa umbes, 2 prossa juurde 2 prossa on ikkagi terav. See on 2500 odds oleks see siis nii-öelda bettingu maailmas. Jah, et see on 2500 sa otsid umbes ära Super Mario, et ma ei teagi, ma arvan, sul siukse õnnega see läbimängimine läheb raskemalt. Ütleme nii, et arvestades, et see oots on 2500 ja et ta sai nii-öelda return'iks ainult 1000, siis isegi vähe sai selle. Steak oli väike, mis ta pani peale, et ta oleks pidanud rohkem panema, et jah, aga väga... No jah. Vorm on parem. Venda on korralik auring ka seal. Ei lõpetagi ära. Näita Martin huvi pärast, et kes see siis teiseks ja kolmandaks jäi, et kes saab siin kõige rohkem pahane olla selle peale, et Agliano ja Shea de Goat oli pronks, et jah, mis me siin ikka öelda, champ. Ühesõnaga, palju õnne Super Mario from Estonia, esimene back to back. Kes viimane oli? Martin ei olnud väga pro. Martin ei olnud väga pro, jah, et... Ütleme nii, kui järgmine saade ka Super Mario võidab, et siis me peame mingid asjad üle vaatama. No siis, jah. Siis Kuulbetis küsitakse, et mis rahapesuga te siin tegelete. Jah, et samale vennale lähevad kogu aeg. Super Mario ütles järgmine kord ei osale, osale ikka, et osale kõik teised ka, et reeglid on kõigile võrdsed ja õnn. Statistikal mälu ei ole sellel. No järgmine kord ütles, et 3 korda järjest võidab, see on juba siis 12 500, et... Seda, no ütleme, talupoeg ikka hitiks, aga... No talupoeg, jah. Aga lähme siis anname kiirelt 25 euri ka. Mul ei ole vast 5 kellegi anda. Sul ei ole kellegi anda? No mul on ühele. Mul on ühele inimesele anda, et ma annan ilmselt juba ka saanud, ma annan Kolodinile. Ta pettis siin Eesti U21 jalkakoondist Fääri saarte vastu ja seis oli põhimõtteliselt selline, et ta pettis half-time full-time'i, Eesti esimene poolaeg 1-0 ees, vastane sai punase kaardi ja teine poolaeg ausalt öeldes mingi full kohutav, mida me seal korraldasime 10 mehe vastu pressi all ja mingi 90-ndal saime viigi värava sisse. Islandi vastu? Mitte Fääri saared? Vabandust, see Island. Suht suur vahe. Vabandust, aga no päris, ma ütleks, et väga unlucky ikkagi, et esimene poolaeg Eesti 1-0 ees, vastasel punane ka veel, sul on 9,5 odds ja siis 86. minutil kahjuks rebiti käest, aga seda võitu ei tulnud, aga ma annan siis omalt poolt lohutusauhinna ja 25 eurot, et Eesti jalgpalli jaoks. Palju õnne, Kolodin, sul on 25 eurot Kuulbeti kontole selleks, et sa kätte saada. Tee Visper. Anja, jah, Visper. No ma just Super Mario, sorry, Kolodin, jah. Ja mina annaks oma 25 eurot Super ei, siiski ei. Kristjan, on sul anda kellelegi, ei ole? Ma annan Bostonist panuse, mis mulle ka meeldis, et tänase õhtusele mängule Saksamaal, et ta pani Daniel Taissi overit, et ma arvan, et see on ka hea panus, et Sloveenia, nagu ta ütles, et Sloveenia on korvi all nõrk, mis annab väikse eelis ja pluss ma arvan, et kuna Saksamaal siin enamus mängud kõik väga kergelt võitnud, nagu väga suurelt, kui Portugali meid välja jättes, nad juba enamus mängud on 3. veerandajal ära otsustanud, et siin Taissil on minutid all olnud veits, et ma arvan, et täna, kui on pigem tasavägisem mäng, et siis Taissil tulevad kõrgemad minutid, eriti arvestades, kuna teine nii-öelda põitsenter, siis nii-öelda tema kõrval Voitman on vigastusega väljas, et mulle endale meeldisid rohkem võib-olla seal Taissi lauapallid, aga need punktid on ka head. Nii et Boston, well earned 25 eurot Kuulbeti kontole ka sulle, pane Visper ja saad selle kätte. Selline saade siis sai. Ma arvan, et ikka vahepeal on positiivne rääkida ka neist sportidest, millest me ikkagi kogu aeg ei räägi. Ma arvan, et Karl-Erik oli, mis see Superman räägib, et Saage käis korra stuudios ja hakkas kohe vedama. Et ma loodan, et meie vaatajad ka siin, et
olge avatumad, ei ole ainult jalgpall ja korvpall maailmas. Kuigi see on see, mida rahvas tahab kuulda. Ei, ma arvan, et oli Karl-Erik oli väga hästi kursis ikkagi väga laia ampluaaga, et noh. Asjad olid paigas. Sellepärast nõuame naiste kuulitõuget, aru saada. Õige. No MM hakkab, et Discordis tõmba käima arutelu. Naiste kuulitõuge, naiste vasaraide, need naised, kes ikkagi maadleksid ära mind. Need meeldivad. Okei, Andre. Enne kui täitsa ära lappama läheb, tõmbame pillik kotti. Me järgmist saadet vist ei oska veel välja kuulutada, millal see tuleb, aga see tuleb oktoobrikuus. On mul õigus? On see selge? Mina ei ole enam nendes aruteludes osaline. No ühesõnaga... Sa nii ütled, pass. Jah, nuputame asjad välja, anname Discordis teada. Aitäh, et kuulasite ja kohtumiseni.